Tere päevast, austatud kolleegid. Me jätkame kõnelusi valitsejatest ja valitsemise vormidest. See on selline meil ülemineku teema. Linnast riigini, riigist räägime järgmine kord, aga praegu püüame lõpetada see valitsejate teema. No, iga valitseja puhul tekib küsimus, miks ta on valitseja, mille alusel tema on pandud meie üle. Ja võimalusi on väga palju. No, põhilist kaks mudelit on see, et kas ta on pärinud seda või teda valiti. Aga mõlema puhul on erinevad variandid ja nüansid. Siin on mul hästi primitiivne skeem. Kas see koht kuulub valitsejale taeva soovil või jumalate soovil või siis valitseja on ise jumalus, nagu Egiptuse faraod või siis Jaapani keisrid Tenno. See on päikese jumalanna järeltulija, ma näitan veel seda pilti. Inka valitsejad, Peruus Inka impeeriumi suure impeeriumi valitsejad olid ka jumalikus staatuses, aga ka palju hiljem, ütleme tüpoloogiliselt palju hiljem, Rooma impeeriumis. Ja? Kusjuures siin me näeme, et kuidas keiser ei olnud alguses jumal. Aga siis Roomas olid kuningad alates Roomulustest, siis need halva käitumise pärast neid siis kukutati ja tekkis vabariik. Aga pärast vabariiki tekkis keisririik, kusjuures Julius Caesar veel ei olnud keiser. Tema oli küll ülempreester, pontifex maximum. Muuseas, Rooma paavsti tiitel on ka pontifex maximum, nii et ta on Julius Caesari järel. Aga siis järgmised keisrid olid juba jumala staatuses. Ja näiteks kui oli Palestiina sõda, Palestiinat siis veel ei olnud, oli siis roomlaste ja Iisraeli või Judea sõda, siis üks põhjus, miks juudid ei tahtnud alluda roomlastele, ei olnud mitte poliitiline, vaid religioosne. Roomlased nõudsid, et keisri skulptuur, kes on Jumal, oleks püstitatud Jeruusalemma templisse. Aga seda nad ei saanud välja kannatada ja eelistasid surma. Järgmine, et see on niimoodi tüpoloogiliselt loolisest oli selline kontseptsioon, mida tegelikult palju hiljem, 18. sajandil hakati nimetama legitimismiks või kuninglik veri. Juba Louis XIV ajal see kontseptsioon hakkas välja kujunema, aga Venemaal tsaarid Ivan IV ja Nikolai I rõhutasid seda kontseptsiooni.
no kusjuures siin Louis XIV ja Vene tsaaride vahel võiks selle kontseptsiooni. Nende kontseptsioonide võib siduda võib-olla ka geneetiliselt, siis Osmanite sultanitel see tekkis paralleelselt. Osmanite sultanitel oli sama see legitimistlik. Aga siis hoopis teine võimalus on, ma nimetasin siin populistlikuks autokraatiaks. Miks ta populistlik on? Sest see toetus rahva tahtele. Legitimismi ja jumalikute kuningate puhul rahva tahe ei loe. No ta loeb ainult nii palju, kui rahval saab kannatus täis, siis nad tapavad. Aga jumalaid võib tappa. Samas Egiptuses rahvas ei tapnud faraod. On teada üks fantastiline juhum, kus rahvas, no ütleme suurem osa rahvad, nad olid kaasatud püramiidi ehitamisele, aga neile maksti halvasti. Ja see oli maailma esimene fikseeritud üldstreik vanas Egiptuses. Ja mis siis tehti, siis farao ja ametnikud tulid nende nõuetele vastu. See oli esimene streik ja esimene streik võitis. Seda populistlikku autokraatiat tihti nimetatakse tsesarismiks või kesarismiks, aga tegelikult sellised tüüpi autokraadid olid ka Kreekas varem. No, Kreekas oli selline terminoloogia, ütleme seal ainuvalitseja puhul. Ta oli kas kuningas või türann. Mis tähendab türann? Türann ei tähendab, et ta oli halb inimene. Türann võis olla palju parem inimene kui kuningas ja palju populaarsem. See tähendab, et temal ei olnud ühtegi nendest põhjusest. Tal ei olnud ei kuninga veri, ei olnud jumala tahe. Aga vot kuidagi haaras võimu. Need populistlikud autokraadid võiksid olla ka türannid. Nii. Monarh juba etymoloogiliselt tähendab ainuvalitseja. Monarhos, monos ja arhos. Sumerite esimene kuningas Eridu. Ja üldse võib olla esimene kuningas 21. sajand enne Kristus. Ja üldiselt tavaliselt me nimetame kõik Egiptuse kuningaid faraodeks, mis on vale. Faraod tekkisid üsna hilja, ma mäletan 3. dünastia ajal. Enne olid kuningad. Ja no, näiteks viimane Kleopatra oli kuninganna, aga ta ei olnud farao. Nii, aga no, üldiselt farao tähendab suur maja. Ma siin 3. dünastia, 18. dünastiast tulid faraod. Ja üsna hilja. Nii, see on Jaapani keiser. Jaapani keeles on Tenno. Temal on nagu 2 ühes. Ta on taevane järeltulija, tal on taevalik veri. Ja üldiselt keisrid on päikese lapsed või päike ise. Kui 45. aastal keiser Hirohito
kirjutas alla, tema ei kirjutanud alla, aga teatas, et Jaapan kapituleerib. See oli nagu jaapanlikult sõnastatud, et teadaanned rinnetel ei luba midagi sellist, ei luba meil loota võidule. Teadaanned rinnetel tõepoolest sellist lubadust ei oleks andnud. Ja aga siis tal oli veel teine dekreet, et ta teatas, et ta ei ole päike. Ja see tekitas massiliselt, mitte protesti, aga see oli samas võrreldav sellele nagu aatomi pommitamine. Taevas kukkus maa peale. Ta ei ole keiser, paljud ei olnud sellega nõus. Ta oli keiser, aga ta ei olnud enam päike. Kusjuures, millal sai Tenno päikeseks? No, ütleme, üsna vana, aga siis vahepeal ei olnud. Aga pärast Meiji revolutsiooni 19. sajandil teisel poolel, kui keiser sai jälle võimule, siis tuletati meelde, et ta on päike. Nii. Siin on see pilt, see on see esimene keiser Jimmu või Jummu ja temale andis kuninglikud regaalid tema vanaema Amaterasu, kes on päikese jumalanna ja päike ise. Siin teis on ja saab sealt päikeselt need regaalid. Jaapani, ütleme 19. sajandi gravüür. Sama ka Hiina keiser. Hiina keiser on, teate, et seal Hiinas olid erinevad dynastiad, aga see on Jin dynastia keiser, see oli viimane. See on tõesti, nad olid ka päikese jumalannad. Et keiser on pontifex maximum, see on üsna hiline asi, 12. aasta enne Kristust kuni Lääne-Rooma impeeriumi lagunemiseni. Aga niisiis kuningas, euroopalikud kuningad ei ole päikesed. Üldiselt ei ole, aga natuke on. Eriti kui ta on Louis XIV. Siis tuli meelde, et kuningas on päike. Üldiselt ta ei olnud eriti kaunis vanamees, aga ideoloogiliselt oli väga ilus. Siin ta oli Rooma jumalast, ta on Marss, aga see on tema mask, kuldne, aga ta riietus päikese, mis praegu võib olla naljakas, aga tol ajal tundus, et majesteetlik. Nii. Väljapaistev antropoloog George Fraser, tema raamatu Kuldne Oks lühendatud variant on ka eesti keeles, mul on hiljem see slaid. Aga peame silmas, et meeles, et see on lühendatud variant. Alguses Fraser, ta oli tohutu materjali, alguses ta kirjutas Kuldne Oksa 3 köites, siis materjali kogus veel 12 köites ja siis tema kolleegid ja sõbrad ütlesid, suurepärane raamat, aga ei ole loetav, tee kokkuvõte. Ja ta tegi ühe kokkuvõtte, ei olnud
päris lühike ja siis ta tegi teise ja see oli üheköiteline ja see on see, mis eesti keelde on tõlgitud. Samas ma pean ütlema, et Fraseri teooria, totemism, ei pea paika. Või ütleme, ei pea paika selle teooria globaalne. Totemism nähtusena on olemas paljudel rahvastel, aga see ei ole selline globaalne mehhanism, nagu Fraser sõnab. Aga raamatus on tohutu materjali. Ehkki mõned tänapäeva antropoloogid väidavad, et ta natuke seda materjali sättis. Et oleks kontseptsioonile paremini vastaks. On olemas selline raamat, on olemas mitu raamatut Murphy seadustest. Ja kui võileib kukub, siis alati võiga allapoole ja nii edasi, igasugune selline värk. Aga on olemas ka Anti-Murphy raamat. Murphy seadus on see, et need osad, mis mitte kuidagi ei saa mitte sobida, ikka ei sobi. Aga Anti-Murphy ütleb see, et need osad, mis mitte kuidagi ei saa sobitada, ikka sobitatakse. Siuke optimistlik asi. No vot, siis see oli ka füüsika kohta, et kui eksperiment halvasti toetab teooriat, siis eksperimenti tuleb sättida. Nii, see ei ole ainult füüsikas nii. Niisiis, mis oli tema idee, et püha kuningas on selline kuninga algne vorm. Mis mõttes ta on püha? No, otseses mõttes. Tema siin põhiline illustratiivne materjal on Aafrikast, Mustast Aafrikast. Et paljudes Aafrika riikides, eriti selles edela, vastupidi. Kagu-Aafrikas, seal oli nii, et kuningas ei tohtinud astuda maa peale. Ta oli oma selles onnikeses, kus oli põrand, ta ei tohtinud mullaga kokku saada ja teda kanti välja. No vot, ja mis see kuningas teeb? Mis on tema funktsioon? Tema funktsioon on maailma harmoonia. Ta ei tegele selliste tühjade asjadega nagu valitsemine. Selle jaoks on tal mingid ametnikud. Aga tema vastab selle eest, et vihm ei jääks taevasse kinni, et taevas viljastaks maad, et maa sünnitaks ja samas ta vastab selle eest, et seda vihma ei tuleks liiga palju, et see ei uputaks ja sellised asjad. Tema vastutusel on kõikide katastroofide ärahoidmine, normaalse elu rütm ja selle säilitamine. See natuke meenutab ratsionalistlikku jumala käsitlust. Descartesil, Leibnizil, et universum on selline mehhanism ja jumal on mehaanik. Ja hea mehaanik on selline, kes loob sellise mehhanismi, mis töötab ja siis tema ei pea sekkuma. Piibli jumal kogu aeg sekkub asjadesse.
aga see ei ole ratsionaalne, see tähendab, et see universum töötab nagu kellavärk, aga kui kella tuleb kogu aeg torkida, seda peab kell. Aga meie universum, Jumal tänatud, nagu ütleme, on kõikidest võimalikudest kõige parem. Ja Jumal ei sekku meie elusse. Ta tegi seda valmis ja nii, umbes selline mudel, see mudel on väga arhailine, see ei ole, ütleme, 17-18 sajandi ratsionalismi leiutis. Umbes samasugune asi me näeme väga arhailistes mudelites Aafrikas. Ainult see, et Jumal, kes on kuningas, tema ülesanne on see, et asjad oleks korras. Niimoodi laias laastus. Mitte see, et seal minister ei varastaks, see ka. Aga see, et looduse harmoonia oleks. Maa sünnitaks, et ei oleks ikaldust, ei oleks ülevõjutust, ei oleks maavärinad, ei oleks vulkaanipurseid ja nii edasi. Selle eest vastutab kuningas. Ja selles mõttes see kuningas preester on, või kuningas ülempreester on arhailine ja Fraseri järgi nagu kõige puhtam valitsemise vorm. Hiljem vaimulik võim eraldus maisest. Nii, aga ka piiblis selline müstiline kuju nagu Salemi kuningas Melchisedek, kes oli kuningas, preester ja mingis mõttes Jumal. Mis asi on Salem, ka ei tea. Võib-olla see oli Jerusalem, võib-olla mitte. No, vabades kogukondades Melchisedek ja Salem on väga populaarsed teemad, Salemi kirik edasi. See on, miks ma ütlesin, et see on selline müstiline kuju piiblis, sest et mis Jumala preester ta oli? Mitte juutide Jumala, mitte Jahve, aga kuidagi samas ka, kuna Jahve on mitte üksnes juutide Jumal, aga kõikide rahvaste Jumal, siis ilmselt ta oli ka, aga ta ei olnud juut. Miks ta on nii püha? Sellepärast, et ta õnnistas. Ja? Kui Jeesus laps sündis, siis tema juurde tuli 3 idamaa tarka eesti keeles. Paljudes teistes keeles on 3 kuningat. Nii. See on Püha Apollinaarius, professor Ploom. See on Püha Apollinaariuse kirikust Ravenna lähedal. Mosaik. Siin on need 3 kuningad, kes viivad Jeesus lapsele kingitusi, sünnipäeva kingitusi, mille on kuld, mürd ja viiruk, kui kuningas, preester ja prohvet. Muuseas, evangeeliumis ei ole öeldud, et nad tõid need asjad. Ja üldse seal Jeesuse sünd oli kuidagi väga tagasihoidlikult korraldatud. Sõimes loomade keskel, sest et ühtegi majas ei olnud nende jaoks Maarjale ja Joosepile ruumi ja siis ta sünnitas seal. Ja siis tulid inglid, karjased ja 3 meest idamaalt. Kus täpselt idamaalt nad tulid, ei ole päris selge, aga võiks arvata, et ja on mõned indikatsioonid selle kohta, et nad tulid samast kohast, kus tuli Abraham. See tähendab see linn, mis oli piiblis, see on Babylonias.
nii, no vot, aga siis see on väga oluline asi kristluse jaoks, et Jeesus on kuningas, preester ja prohvet, aga ta on seda varjatud kujul. Ka kasvab väike laps ja keegi ei tea, et ta on kuningas, preester. No, võib-olla Herodes sai teada, tähendab aimas, aga siis igaks juhuks lasi tappa kõik väiksed poisid. Muuseas, ajalooliselt seda fakti ei ole tuvastatud kusagil. See on selline evangeeliumi. Aga kultuuriliselt see on väga oluline. Kui me rääkisime patsifistist, ma tõin välja seda, et madalmaades need tapatalgud, mida korraldasid hispaanlased, olid projitseeritud selle väikeste laste tapmise Herodese poolt. Nii, see on siis kuninga legitiimsus. Kuningas on maagiliste jõudude esi. Tal on sakraalne võim. Sakraalne võim. Mis tähendab sakraalne võim? Et tal ei ole maist võimu, peaaegu üldse. Ja selle ees tal on paljud temaga seotud tabud, mida ta ei tohi teha. Nagu ta ei tohi maa peale astuda. Ta ei tohi, tal on väga ranged seksuaalsed piirangud, kohe me nendest ka räägime. Ta nimetatakse vihma kuningaks ja valguse kuningaks. Ja ta on ka maakuningas. Ja siin on selline huvitav asi, et vihma kuninga, ta on rõhutult maskuliinne. Maakuningas, maa on üldse, taevas viljastab maad ja maa sünnitab. Maa on naiseliku alguse, aga selles ideaalne kuningas on androgüün. Ta on nii mees kui naine. Nii. Siin on veel üks oluline asi, et ma ütlesin seksuaalsed piirangud. Üldiselt seksuaalne piirang võiks väljendada ka selles, et ta peab viljastama võimalikult palju naisi. Aga tal on verepilastamise keeld. Aga vähemalt Girard, aga mõnes mõttes ka Freeser, see Girardist kohe ka räägib, et aga alati ta seda tabut rikub. Niisiis, kui tema ei valitse maistel asjadel, siis keegi peab valitsema maistel asjadel. Ja siin on mitmes kultuuris tekkinud selline asi nagu kahe valitseja süsteem. Sakraalne valitseja ja praktiline valitseja. Mõnikord need on kaks kuningat, nagu Aafrikas. Aga ka Spartas oli kaks kuningat. No, Sparta, selline maksimaalselt sõjakas ja maskuliinne ühiskond, kuningas peab minema sõtta, aga kes valitseb? Meil on siin kapist teile pakkuda teine kuningas. Jaapanis oli väga pikka aega selline kaksik süsteem, sakraalne valitseja Tenno, aga siis siin võisid olla erinevad asevalitsejad. No kõige kuulsam näiteks on Shogun, aga Shogun on suht hiline valitseja suugi mitte
seal vahepeal võis olla Kampaku ja teised asjad, aga peaaegu alati oli tal eesavalitsus. Pärast Meiji revolutsiooni keiser sai ainuvõimu. Aga ka ainuvõim oli keisril, aga valitsesid ministrid. Aga kuninga nimel. Hetidel oli rituaalne kuninganna. Nii. Siin ma tulengi selle juurde. Nii, see on siis kuldne oks, ma sellest rääkisin. Ja seal Freder ütleb, et kuningal on väga ranged need piirangud ka seksuaalvaldkondas, aga mis teha, kui kuningas ei täida oma ülesandeid. Kui ikkagi tuleb ikaldus või uputus või mingi asi, siis selgub, et see kuningas ei sobi. Ja siis ideaalses vormis teda ohverdatakse. Antakse tagasi selle võimule, kes teda saatis. Nii, üks teine põhjus oli see, et kuningas rikkus tabu. Seksisemaga näiteks. Ja, seda ei tohi teha. Ja siis teda tapetakse. René Girard ütleb, et ei, asi oli natuke teine. Teda sunniti seksima oma emaga ja ta pidi seksima oma emaga õdega, et oleks hiljem ettekääne, et teda ära tappa. Siin on nii, et ütleme, kuritegu ja karistus, siin on primaarne on karistus ja siis me mõtleme talle kuritegu. Ja, mitte meie, Girardil see, kes tegutseb, on vägivald ise. Tal on selline, vägivallal on sakraalne roll. Nii, see on üsna fantastiline süžeet Vene ajaloos. Seda nimetati preestri põlu peal veeretamise või preestri kukerpallitamiseks. Preester on muuseas, tähendab Vene õigeusus, on ka kuningas. Õigeusu kirikus, õigeusu templid on see ruum teisiti kui ütleme katoliiklikus, rääkimata siis protestantlikus. Ja, no ütleme seal katoliiklikus on siis, kus inimesed on ja siis on see altar, mis on see pühim koht ja siis seal selles altaris preester pühitseb missad. Ja eriti pärast teist Vatikani konsiili vähe sellest, et ta seal pühitseb, kõik peavad nägema, kuidas ta seda teeb. Ja need kõik on nähtav, aga õigeusus ei ole. See tekib kõik sirmi taga. Ja seda sirmi nimetatakse tsarski varoda, tsaari väravad. Niisiis, tsaar on seal väravate taga ja seal midagi maagilist seal toimetab ja siis pärast teatab, et see on siis Kristuse ihu ja veri. Kuidas see maagia toimub, me ei tea. Niisiis, preester on ja no ütleme näiteks alates Nikoni reformist mitropoliitidel on kroon peas. Mitra. Ja, mitte tavaline, see on spetsiifiline Vene õigeusus. Konstantinoopolises nii ei ole, Konstantinoopolis patriarhil. Aga no vot, niisiis, see on siis veel kuningas. Venemaal seda täheldati. No, tähendab, 18. sajandil hakati seda fikseerima.
et aeg-ajalt tavaliselt mingisuguse pidustuste ajal, kirikupühade ajal, näiteks pööripäeval või no on ka teised, veeretati preestrit mööda põldu. Ja see on 19. sajandil fikseeritud ja siis üks etnoloog küsis preestrilt. No muidugi see on provintsides, ja näiteks Karjalas oli väga palju fikseeritud, aga ka seal Moskvast kõvasti ida poole. Nii et veeretakse. See on ju paganlik värk. Miks see paganlik värk kohe räägi? Ja üldse, no kuidas see selline meeldib? No väga ei meeldi. Aga siis ta vastab, aga no mida sa raha eest ei tee? Nii, aga on fikseeritud ka teistsugused juhused. Et mitte kindlal päeval, aga kui on ikaldus. Vihma ei tule ja ei tule. Taevas ei sünni, ei viljasta maad. Ja no, mis on esimene vahend number 1. Siis teeme kirikus palvuse. Teeme kirikus palvuse, no mõnikord aitab. Aga mõnikord ei aitab. Siis tehakse ristikäiku põllu. No kui võib aidata, mõnikord mitte. Küll siis pannakse see kristlik värk sinna paika ja tullakse esivanemate kommete juurde. No, see meenutab mulle seda, kuidas käituda siis, kui rääkisid metsas. Ma rääkisin seda seoses metsaga, nagu esimene asi, et lööd risti ette ja siis võib-olla leiad tee. Kui ei leia tee, siis võib palvetada. Palvetad ja siis leiad tee. Aga kui ei leia, no siis midagi muud ei jää üle. Esiteks võtad riided selga, keerad pagurpidi, paned need tagurpidi ja ropendad viimaste sõnadega. ja see alati aitab. No kes ei ole aitanud, need jäädki metsa. Aga see nagu kindla peale. Miks sa siis oled? Siis sa esiteks, siis see metsavaim või see kurivaim ei tunne sind ära inimesena. Sul on kõik pahurpidi, tagurpidi, ta arvab, et sa oled nagu tema oma enda. Ja selline ropendamine on antipalvetamine. No vaata, see siin. Niisiis, kui ristikäik ei aita, siis tulevad mehed sinna põllu äärde ja kollektiivselt urineerivad. Urineerimine on siis nagu see metonüümiline viljastamine. Ja kui ka see ei aita, siis ei ole midagi muud teha, siis tuleb preestri tuua. On teada, et preester barrikadeerib ennast sellest tahast kinni, hakkab peenikese häälega karjuma, et minge paganad ära, jätka mind rahule, ei aita midagi, tuuakse teda välja ja see on juba 20. sajand, foto peale jäädvustatud üks selline, no see on see foto läbi joonistatud. Niisiis, ja see on preestri, kuninga, seda taevakuninga veeretamine. Aga see on ka nagu, see on selline paganlik komme, aga siin on ikoonid, siin on nagu ristikäik ja siin on selline süntees, et nagu mõlemad. Nii. See on preestri veeretamine või kukerpallitamine. No ütleme, vene sellises argoos või rahvakeeles, see seksimine on ka kukerpallitamine. Nii et tema siin viljastab maad. Ja siin oli selline asi, et mida paksem preester, mida seda parem. Esiteks raskem veeretada ja siin uradisa snop toostui как поп. Et
sünnigu vihk, paks nagu papp. Nii, vot see on see taeva ja maa ühinemine. Nüüd räägime Vene tsaaridest. Me rääkisime möödunud kord juba sellest, et Vene tsaarid alates Ivan III ja eriti Vassili III puhul oli neil selline kontseptsioon, et Moskva on kolmas Rooma ja nemad on keisrid, aga Rooma keisrid. No nagu Saksa rahva püha Rooma impeerium, siis saksa rahvusest olid Rooma keisrid, ehkki nad enamasti Roomas ei resideerunud. Nii ka Vene keisrid, vähemalt alguses, või Vene tsaarid olid Rooma tsaarid. Ja siin oli kaks allikat sellel mütoloogiaemil. Üks oli see, mida rõhutas Ivan IV, et tema on Rooma keiser Augustuse järglane. Ma rääkisin sellest ja täiesti välja mõeldud süžee. Ja teine oli reaalsem, et viimase Bütsantsi keisri Basileuse tütar Zoja Sofia Paleologina, Vene traditsioonist oli Sofia Paleoloog. Teda pärast seda, kui Konstantinoopol oli vallutud türklaste pool, ta pages alguses kuskile Balkanitele ja siis oli ka Roomas. Ja mõned allikate puhul läks üle katoliku usku ja siis Rooma paavst soovitas, tal oli vaja abikaasa. Aga Ivan III jäi, Moskva suurvürst jäi leseks. Ja tal oli ka probleem, kas ta jääb nüüd leseks elu lõpuni või abiellub. Ja siis oli selline plaan, see oli ka seotud kirikute taasühendamise katsega. Nagu te teate, pärast lõhenemist olid mitu katset, kirikulõhed. 11. sajandil oli mitu katset need taasühendada ja ükskord peaaegu õnnestus. Nii nimetatud Firenze kontsiil või Firenze Ferrara kontsiil. Ja, no, mis seal oli? Üldiselt Konstantinoopolise patriarhid ei tahtnud kunagi tunnistada paavsti kui ülempreestrit. Ta oli esimene võrdsete seas, aga ta ei ole teistest patriarhidest või peapiiskopitest üle. Ja see kestis kuni praktiliselt viimsete päevale ja siis, kui olukord Konstantinoopolis oli lootusetult, türklased piirasid pühalinna ümber, siis tekkis idee, et olgu peale, taasühineme. Ja saatsid oma delegatsiooni Firenzesse, lootes, et siis kristlik vägi tuleb neile appi. No, see paavst käitus umbes nagu president Trump. Et suurepärane leppe teile, teie ühine katoliiga ja meie vaatame, mis saab.
igatahes mingit väge paavst ja teised kristlikud valitsejad neile appi ei saatnud. Nii, siin tekkis siis probleem, kas sellega on siis, kui paavst ei täitnud oma lubadust, kas siis Firenze unia on tühistatud ja nagu tavaliselt tekkis selle kohta 2 arvamust. Tühistad küll, aga vot ei ole. Ja no me tavaliselt me räägime uniaatidest seoses Ukrainas, eriti Lääne-Ukrainas, muuseas nad ise ei nimeta ennast kunagi uniaatideks, nad nimetavad ennast lihtsalt katoliiklasteks, aga idariituse järgi. No, see oli üks selline põhiline kompromiss, et tunnistavad paavsti, aga kõik rituaal ja kõik muu jääb nagu idakirikus. Selliseid uniad ei ole üksnes seal Vene õigeusuga tehtud, sellised on paljude idakristlikute kirikutega. Näiteks Liibanoni maraniidid. Ja, on täiesti oma kirik, väga omapärane, aga nad tunnistavad paavsti oma kiriku peaks. No vot, ja siin tekkis siis idee, et taas elustada Firenze uniat ja saata viimase Büzantsi keisri tütart Vene kuningannaks, Vene tsarinnaks, sest Ivan III oli juba tsaar. Tsaar on etymoloogiliselt tuletanud Caesarist. Aga see, no üldiselt seesama tüvi, mis Eesti keiser. Eesti keiser läbi Saksa kaisri on ka seesama Caesar, kes kreeka keeles oli keesar. Nii, no vot, ja tema tuli Venemaale, oli Ivan III, Vene ta Moskva suurvürsti hulgas oli hästi haritud, aga võrreldes Sofiaga ta oli täiesti mühakas. See oli väga haritud naine, tal oli suur raamatukogu. See on selline legend, et tema tõi kaasavaraks Konstantinoopoli raamatukogu, mis teise legendi järgi seal olid säilinud Aleksandria raamatukogu need mingisugused jaanukid. Aga see on legend, me ei tea. No see on nii tugev legend, et ta on tugevam kui reaalsus, sest seda raamatukogu on aastasadu otsitud. Viimane variant on see, et 1212 ajal see hävis Moskva tulekahjus. Aga see on, üks variant on, et mingi sellist raamatukogu ei olnud, aga 2 tunnistajat ütlevad, et nad nägid, et see oli sisse müüritud Moskva ühe kiriku keldris 2 suurte selliste nagu koopasse. No vot, on otsitud ja ei leitud. Nii. Siin on veel üks meie jaoks huvitav aspekt, et ta tuli Moskvasse läbi Eesti. Kuidas ta ei saanud tulla läbi Türgi, seal Roomast. Siis ta läks läbi Poola, läbi Balti mere, siis randus seal kuskil, ma ei tea, tulevase Peterburi kandis ja siis mööda jõgesid, nagu vanasti need vikingud, saabus. Mitte päris mööda jõgesid, kõik kummalised. Ta sõitis mööda Emajõge. Ta sõitis mööda Emajõge ja Emajõgi oli saksa keeles Emaoja, Embach. Ja 19. sajandil, ma ei mäleta, kes Vene
luuletaja uppus siin ära ja siis salakaval Embach uputab inimesi. Nii, vot ta tuli, no ütleme läbi Tartu. Sinna, see tähendab, et ordu valitsejad ja väed teda lasid läbi. Ja siin, seal kuskil Pihkva, vabandust, Peipsi järve kaldal siis saadetud Moskva bajaarid ja Novgorodi bajaarid temaga kokku ja siis ta tuli sealt Moskvasse. See on väga huvitav lugu, ma ei tea üksikasju. Ja tekstis on nii fikseeritud ja see on meil dokumentaalne maal 19. sajandi lõpul tehtud. Nii, Büzantsist tuli ka, no ta tavaliselt öeldakse, et see on Büzantsi vapp, aga tegelikult see oli just dünastia, paleogoloogost vapp ja siis sellest sai Moskoovia vapp. Nii et järjepidevus oli mütoloogiline, semiootiline, see on seesama ja ka vereline, sest et alates Vassili III olid Vene tsaaridel kuni Ivan IV Büzantsi või Rooma keisrite veri. Viimane Rüürikovitš, ma parandan oma vigu. Ma ütlesin, et viimane Rüürikovitš oli Ivan IV. Tegelikult lühikest aega oli troonil tema poeg Fjodor Ivanovitš. Ta oli veliki kняz Fjodor Ivanovitš. Sest Vene historiograafias on räägitud, et ta oli hästi vilets kehaliselt ja ei tundnud huvi riigi asjadesse kõikidest valitses tema naine Maria Godunova, tulevase tsaari Boris Godunovi õde. Nii, aga mida ta tegi? Hommikust õhtuni ta palvetas. Tõusis kell 4 hommikul, siis palvetas, siis läks kirikule palvetas ja nii edasi. Nii. Ja selline täiesti mittemaine inimene. Ja nõrka käeehitus ja nii edasi. Suhteliselt hiljuti, kui avati tema kirst, siis leiti, et on kehaehitusel, ta ei olnud küll pika kasvu, aga üsna korpulentne ja tugeva kondiga inimene. Ja siis ta nagu pidevalt palvetas, aga talle väga meeldis vaadata rusikavõitlust ja karuvõitlust. Ja siis veris edasi. Rusikavõistlus on siuke vana sportiala, see oli juba olümpial Kreekas oli see pankration. See oli nagu boks, aga kinnaste asemel. Kinnaste asemel olid rihmad, mis teed, et löök oleks tugevam ja seal oli, ma ei tea, kuidas venelastel, aga vist ka oli, et kreeklastel oli selline reegel olümpial, et vastase lööki ei tohi blokeerida ja nendest kõrvale põikuda. Need
Vene kaklused olid ka ritualiseeritud ja tihti seal oli nagu grupikaklused. No vaatasin hiljuti üks, ma ei tea, karate variant, kus ei ole üks ühe vastu, aga meeskonna vastu. Nagu sellist see oli selline lihtrahvalik lõbu. Peeter Esimene tahtis keelata duelle, ütleme, duellante pidi üles pooma, aga rusikakaklust ta väga respekteeris. No kuulus rusikakakleja oli, rusikavõistluse meister, oli Mihhail Orlov, Katariina teise favoriit ja pikaajaline armuke. Ta oli väga tugeva ehitusega, no selle eest Katariina valiski teda. Ja tal oli see, et ta, no üldiselt see oli tavaliselt vastlapäeval, see rituaalne. Vastlapäeval neeval oli jääd täis, erinevalt kliima soojenemisest, mis hakkas juba ammu. Nii siis, tema ütles, et igaüks, kes mind võidab, õhtuni joodan teda kõrtsis viinaga. Viina nimi oli vein siis. No vot, ja ütleme, pärimus ütleb, et mitte keegi ei suutnud teda võita. Ehkki viinalembelisi oli palju. Nii, aga ta ise ei hakelnud, aga talle väga meeldis, kuidas seal veri pritsib. Aga nii, tal ei olnud lapsi. Räägitakse, et tal ei olnud üldse tahet, aga kui tema isa, Ivan IV, nõudis, et see Maria Godunova on lastetu, lahuta temast ära, saada kloostrisse. No Ivan ise oli meister selle peale, mitu korda. Sa saad kloostri, võtta uue. Aga siis ei. See naine on mulle armas. Ja, ei lahutanud. Ja sellega Rüüriki dünastia lõppes. Järgmine kuningas oli hoopis selle Fjodor Janovitši õe mees. Õe vend, vabandust. Õe mees. Temal tuli meelde selline väga hea loogikaraamat. Raimond Smaljan, Kanada, hiljuti surnud loogik, et seal on, selle raamatu nimi on, kuidas on selle raamatu nimi. Ja aeg-ajalt ta küsib, siiski mul läks meelest aru, kuidas oli selle raamatu nimi. Aga seal on niimoodi, et mõned rubriigid on mõistatused, fookused ja lollid värgid. Ja üks ülesanne oli see, nendele, kes teavad midagi katoliikluse kohta. Kas katoliiklane mees tohib abielluda oma leseõega? See käib nagu lollide nippidega. Oma leseõega ei saa abielluda mitte isegi moslem. Nii. Tuletame veel kord meelde seda. Jumalikud valitsed, teokraatid, traditsioonilised monarhid, sõjalised diktaatorid, ideoloogilised autokraadid, karismaatilised liidrid ja revolutsioonid. Ja enne kui läheme edasi, mul läks meelest ära selline oluline aspekt, et selline kahe kuninga süsteem. Maine võim, taevalik või maine võim. Aga kahe valitseja süsteem
on palju laiem kui selline mütoloogiline. See on säilinud praktiliselt kõikides riikides, ka Eestis. Meil on president ja peaminister. President on rohkem nagu selline jumalik. Tal võimu ei ole, aga ta vastutab. No mida ta vastutab? Ta on viimane instants, kes vastutab konstitutsiooni eest, põhiseaduse eest. Ja? No ütleme eelviimane, sest see seal võime. Aga selline süsteem, et peaaegu kõikides, ka demokraatlikus riikides on president või konstitutsiooniline monarh ja peaminister. Ameerika Ühendriigid on erand. Seal on nagu see Venemaa süsteem, tsar ja Boh. Tsar ja Jumal on üks ja mingit peaministrit tal ei ole. Nii, kui tähendab selle, et kuningal on jumalik, kuninga võimu on jumalik või taevalik alus, siis selle teine pool, selle medali teine pool, pahupool on vale kuningad ja vale printsid. Ütleme kohe, et nii palju kui Venemaal ei olnud need mitte kusagil. Aga siiski mõnes kohas oli. Võib-olla Vene mudeli on kõige huvitavam ja sarnasem on Sebastian esimene ihaldatu lugu Portugalis. Sebastian, miks ta oli ihaldatu? Sellepärast, see on, ütleme, mitte üksnes valitseja, aga ka riigi legitiimsus. Sellest üldiselt räägime järgmine kord, aga riigi legitiimsus on ka erinevatel allikatel. Kui mõni aasta tagasi oli Kataloonias referendum iseseisvusi. Ja siis ka Eestis elati selle väga kaasa ja siis tekkis küsimus, et miks Kataloonia on Hispaania osa? No. Ja selgus, et ta on Hispaania osa kuningliku abielude tagajärjel. Ja? No ütleme, dünastia tagajärjel. Ja siis, no mis alus see on? Et rahvas ju ei valinud. Et siis ei ole legitiim. Aga tol ajal see oli palju legitiimses, see oli ainuke legitiimne asi. Ja siin Portugalis oli sarnane lugu. Tema isa, Jean III, oli dünastia viimane meessoost. Ja ta suri ootamatult 16-aastasena. Ja siis dünastiliste reeglite järgi Portugal pidi olema taas liidetud Hispaaniaga. Siis Portugali kuningas oleks, Hispaania kuningas oleks jälle ka Portugali kuningas. Ja see oli väga selline portugaalastele väga kurb asjaolu. Mingid referendumid ei korraldatud. Aga selgus, et Jean suri 16 aastaga, ta oli abielus. Ja selle tema surma hetkel tema naine oli rase. Ja siis terve Portugal palvetas selle eest, et sündiks poeg. Ja see ihaldatud poeg sündis Sebastian esimene. Sebastian esimene oli kummaline poiss. No, ta oli nagu tüüpiline selline püha kuningas, juba lapsest saadik. Ta riigi valitsemine teda ei huvitanud. No, teda huvitas jahipidamine ja rüütellikud romaanid. Kui keegi oli Don Quixote kõige ehtsamal kujul, siis see oli just see Sebastian. Tema mõtles enda, ta ise oli muuseas ka vale kuningas. Ta mõtles välja, et tema on ristirüütlite kuningas.
jah, vot selle dünastia, mis seal katkes, et tema on nende järglane, aga mitte oma isa järglane. Jah, no vot, ja siis nagu Don Quixotel oli kindel plaan, kuidas võidelda mauridega, et väga rumal on seal koostada mingisugust armeed, tuleb võtta mõni rändrüütel ja nendega siis võita need Mooroma mehi. Nii, ja siis ta valmistus ristiretkeks, kogus mingisuguse sõjavägi ja randus praeguse Maroka ja tollase Maroka randa. Seal Marokos oli ka segadus, tal oli seal kuningas oli troonilt lükatud ja siis Sebastian liitus temaga ja selle ise hakanud Maroko kuninga vastu. Sellepärast nimetatakse veel, aga see Gibouri lahing nimetatakse veel 3 kuninga lahinguks. Selles 3 kuninga lahingus need rüütlid said armetult lüüa ja nende vägi hävitati ja Sebastian jäi selles lahingus teadmata kadunud. Seal väideti, et nägime, kuidas ta vapralt selle sõjaväes suri, aga siis mõned nägid, kuidas teda haavatuna viidi lahingust välja ja ta kadus. Kadus aeg-ajalt, ta ilmus erinevates kohtades, millegipärast Veneetsia vanglast ja nii edasi. Igal juhul ta ei surnud. Sebastian ei surnud ja siis tekkiski selline nagu sekt või salaühing sebastianianlased. Selle kõige väljapaistvam 20. sajandi esindaja oli Fernando Pessoa, kuulus Portugali poeet, kirjanik ja müstik. Ta ise, ma olen sebastianianlane, aga ta oli vist kõikide salaühingute liige. Seal vabamüürlane ja veel igasugust veel salajas. No vot, et see kuningas tuleb tagasi. Aga pärast tema kadumist Portugal kaotas mõneks ajaks oma iseseisvust. Nii. Ja siis tekkisid, kui tema kadusid, siis ta tuli välja, kusjuures 2 korral. Vale Sebastian I, Vale Sebastian II, mõlemad olid paljastatud ja hukatud. Nii, see tuletab meile meelde meie põhi. Vale Dmitri. Selle ajal Vene tsaaride juures oli mitu välismaalast teenistuses, ennekõike sõjanduses. Ja üks nendest oli kapten Jacques Margaret, kes jättis sellise märkukirja Vene riigi kohta. Oi, kus ta mul oli? Ta põgenes, ta oli protestant, kui need hugenootid tagakiusamine oli väga äripunktis, siis ta läks või põgenes Prantsusmaalt, oli Transilvaania vürsti juures, mitte Dracula, aga mingi teise. Siis oli Ungari kuningas, ta sõdis türklastega, ta oli väga vilunud selline väga professionaalne sõdur. Ja 1600 astus kapteni
auastmes, mis auaasta tal oli enne, ei ole päris teada, tsar Boriss Godunovi teenistuse. Osales mitmes lahingus ja mis on meil huvitav, et pärast Godunovi suru läks üle Vale Dmitri poole. Tähendab, tunnistas, et see Dmitri on Dmitri. Aga pärast selle hukku naases Prantsusmaale, aga kohe tuli tagasi. Ja siin on väga huvitav aspekt, et üks Moskva kuningas, Moskva tsaar oli Poola kuningas. Zygmunt III Vaasa. Poola kuningas, Vaasa te saate aru, et see tähendab Poola kuningas, Rootsi kuningas. Dünastiat. Nii. Ja jällegi, ma rääkisin sellest, et Semjon Bõgõbuvatovitš, ametlik Vene tsaar, täiesti legitiimne, ei ole tsaaride nimekirjas. Ja samuti ei ole Vene tsaaride nimekirjas Zygmunt III, kes paar aastat oli Moskvas täiesti legitiimne tsaar. Kerame tagasi. Nii. Ja nüüd tuleme selle Vale tsaari juurde. Nagu ma ütlesin, et mitte kusagil ei olnud nii palju neid isehakkanuid valitsejaid kui Venemaal. Kusjuures see käib nii tsaaride kohta kui ka vaimulikude kohta. Venemaal oli mitu Kristust. Oli üks prohvet Elias ja muud huvitavad asjad. Nii. Maržanete nagu imestas, et venelased arvavad, et nende tsaar on midagi täiesti erinevat. Et see ja see on, ta ei ole nagu need lääne-eurooplased kuningad, karollid, ei ole nagu see Türgi Kisil Paša, aga tsaar on, kes on tsaar? Tsaar Vene piiblis on tsaar Salomon, eesti keeles kuningas Salomon, tsaar David. Ja need on teised vana Iisraeli valitsejad. Selle kui Moskva on kolmas Rooma, siis Moskva oli samas ka uus Jeruusalemm. Ja selles mõttes, et Vene tsaarid jätkasid nende piiblitsaaride traditsiooni. Nii. Boriss Uspenski on Vene tsaari võimu sakraalseid aspekte uurinud. Aastakümnetel on 2 meie jaoks põhilist raamatut. Esimene on Tsar ja Jumal, Tsar ja Boh. Või isegi võiks öelda, see on selline huvitav asi, et võiks öelda, et tsar sidekriips Boh, et tsar on Jumal. Aga samas, kui ta on nii sakraalses staatuses, siis tema muutub lihtsalt nagu hüüdsõnaks. Nagu eesti keeles üldiselt me teame esimeses käsus ei tohi issanda nime suhu võtta. Ja? Aga me ütleme küll issand küll. Issand Jumal. Aga me ei ütle, me ei pöördu issand Jumala. See on selline nagu. Ja nii ütles tsar ja Boh. Iga väike ülemus võis öelda Venemaal, iga väike ülemus on suur ülemus siin. Olge väike, mina olen siin tsar ja Jumal. Ja? Aga tema on hoopis, ütleme seal 12. klassi ametnik. See on eelviimane. Nii. Niisiis, esimene on tsar ja Jumal ja teine on tsar ja ise hakanud. Nagu Vene ajalooline Vassili Klitševski ütles, et ise hakkanust
Samozvančestvo, eesti keelde ma ei saa seda tõlkida. Isehakkanlus on Vene riigi krooniline haigus. Alates 17. sajandist kuni 19. sajandi oli väga vähe selliseid dekaade, ütleme 20-30 aastat, kui ei oleks tekkinud mingi uus isehakanud tsaar. Folklorist Kirill Tšestov on seda seostanud Vene rahvaliku utoopilise ideaaliga. Et isehakkanu on samas ka päästja tsaar. Nagu muuseas Sebastian pidi tulema nagu lunastajana. Nii. Niisiis, õiged tsaarid on Jumalast, aga pidevalt tekivad teised tsaarid. Ja siis nad ei ole lihtsalt ise hakanud, aga nad on saatanast. Ja siin on huvitavad allikad, kes ütlevad, et see ei loe, kas ta on seal ametlikult või sakraalselt, kiriklikult laulatatud tsaariks, aga trooniks laulatati. Ja see ei loe. Sest et kui ta on vale, siis ka see laulatamine on vale. Näiteks Ivan neljas oli õige, aga Boris Godunov oli vale, ehkki oli ametlik. Siis, ma rääkisin, et Simeon esimene oli vale. Ja nii siis seda on kirjutatud seoses vale Dmitriga, kes oli ametlikult, kiriklikult laulatatud tsaariks, aga ta oli vale tsaar. Nii, siis kui on selgus, et meil on siin vale tsaar, siis hakkavad järjest ilmuma jutumärjast õiged tsaarid. Ja nii, kuidagi mul siin valesti läks. Kas on kaduma läinud? Vales järjekorras. Niisiis, see on võib-olla kõige kuulsam ja kõige edukam vale tsaar. Ametlikult laulatatud Moskva tsaariks. Ja sellist on tunnustatud Euroopas, no eriti Poolas, sest oli poolakate projekt. Ja nii me näeme, et see on Demetrios imperaator, Moskoova imperaator. Ja tema, see on siin järgmine, ja tema abikaasa Maria Mnišika. Ja vot keiser ja keisrinna. Niisiis nad olid, ta oli laulatatud keisriks ja Moskva kirikus laulatatud selle Maria Mnišikiga, kes oli Vene keisrinna. Muuseas esimene ja täiesti ametlik. Läks õigeusku üle. Nii. Okei, see on Dmitri, vale Dmitri. Ta oli ametlik tsaar, aga siis teda kukutati, tapeti. Ja nii. Tapeti, aga siis tekkis teine. Niisiis, miks ta oli Dmitri? Sest see
Ivan IV poeg Dmitri, kes sai lapsena surma, tegelikult, või ütleme, jutumärkis tegelikult surma ei saanud, aga ilmus välja. Nii, ja siis siin on väga huvitav aspekt see, et tema, selle õige Dmitri ema, oli üks nendest Ivan Groznõi lahutatud naistest, teda toodi kloostrist välja ja ta tundis ära oma poega. No, kui ema süda, see ei peta, ta tundis ära oma poega ja see oli ka üks tema legitiimsuse. Nii, kui ta tapeti, Marina Vnišek põgenes koos oma pojaga selle järgmise, ütleme, printsiga ja siis selgus, et see Dmitri on ka tapetud. Üldiselt ta tapeti, põletati ja kahurist tulistati tema tuhk laiali, et mitte kunagi teda isegi viimsel päeval oleks universumi kuningal teda raske kokku panna. Nii. Okei, tuli Dmitri teine, ilmus. See on üldse mingi aferist, tema kohta ei tea midagi. Kindlad, jah? Arvatavasti ta oli põgenud preester, sest ta väga hästi tundis jumalateenistust. Aga väitis, et ta oskab ka heebrea keelt. Nii, ei tea, kes ta oli, aga Marina tundis oma abikaasa ära. Nii, oli veel kolmas. Ütleme, et see Valen Dmitri esimene oli kõige edukam neist, aga ta on suugi kõige viimane. Mul aeg on. See võib-olla ei olnud suugi nii edukas, aga väga kuulus oli Peeter III. Peeter III, keda tema abikaasa kukutas ja tegelikult usurpeeris võimu, aga temast sai õigem. Siis selgus, et Peeter III ei olnud üldse seal suretatud, aga ta ilmus uurali kasakana. Kusjuures Pugatšovi elulugu on üsna hästi tuntud ja need kasakud, kes tundsid ära temast keisri, nad väga hästi tundsid teda lapsepõlvest saadik ja ta oli mitmes sõjaretkes osaline ja tema oli keiser Peeter III. Ja tema ülestõus kostis 2 aega, Uurali ja Volga kasakud liitusid temaga talupojad ja baškiirid, kaasa arvatud nende juht Salavat Julajev, nõukogude ajal väga populaarseks saanud. Seal baškiirias tekkis väga palju asju Salavat Julajevi nimes ja ka hokimeeskond oli selline. Aga ka teda saadi kinni, tapeti ära, aga ta ei olnud sugugi kõige viimane. Nõukogude ajal temast sai selline revolutsiooni sümbol ja tema, nagu siin me näeme, tema auks tehtud marki. Aga ma tahan lõpetada sellise anti-isaakonaga. Keiser Aleksander I suri ootamatult Taganrogis. Üldse tal ei olnud plaanis surma, läks väiksele reisile ja äkki plõks ja suri ära. Arvatavasti koolerasse. Aga täpselt ei teata. Aga siis ta oli kinnises hauas, seal see matmise talitus oli väga kiiresti, oli mitu segadust, kaasa arvatud dekabristide ülestõus. Sellega oli seotud, aga siis Siberis ilmus mingi mees. Fjodor Kuzmitš, perekonna nime ei tea. Kes oli hulkur,
teda isegi arreteeriti hulkuluse eest, istus 30 päeva vangis, siis lasti välja ja siis ta oli kuulus oma vabaduse pärast, elas oli. Ja aga pandi tähele, et esiteks, tal on aristokraatlikud kombed. Teiseks räägib prantsuse keelt. Aga kolmandaks, ja see oli kõige olulisem, tema juurde tulid mõned inimesed õukonnast ja selges, et ta teades neid selliseid asju, mitte keegi tsaari kõige lähemast ringist, välja arvatud kõige lähemast ringi, ei saanud teada. Aga siis küsiti otse, sa tunnistad, et sa oled Aleksander? Tema ütles ei kommentaari. tema ei vaita, ta ei vastanud küsimus. Ei jaatavalt ega eitavalt. Üldse. No, tema oli püha mees, tema juurde tulid seal palverändurid, aga kusjuures ta on püha mees ja võib-olla tsaar, aga ta igal juhul mitte kuidagi ei pretendeerinud tsaari kohale. Ta oli niimoodi anti ise hakanud. Ja, et temast püüti teha, selline vajadus oli, aga ta oli seda vastu. Ja küll, selle me täna lõpetame. Nagu panid tähele, mul on siin mitu slaidit kasutamata jäänud, aga kõik ei mahu loengusse.